Tere tulemast teise nädala teise matemaatikatundi ja esimese asjana kontrollime palun üle need tehted, mis sa pidid peale eelmist tundi iseseisvalt kodus lahendama. Selleks ava palun tööraamatust leheküljelt 24, ülesanne number 1 ja 2 viimast tulpa jäi meil sealt koos tegemata, sest tegemist oli siis lahutamistehetele vastuste arvutamisega ja tehte kontrollimist liitmistehte ehk pöördtehte abil. Alustame. 64 miinus 4 on võrdne 60-ga ja liitmistehtena kontrollimine 60 pluss 4 on võrdne 64-ga. 25 miinus 5 on võrdne 20-ga, sest 20 pluss 5 on võrdne 25-ga. 52 miinus 2 on võrdne 50-ga, sest 50 pluss 2 on võrdne 52-ga. 43 miinus 3 on võrdne 40-ga, sest 40 pluss 3 on võrdne 43-ga. Kontrollime üle ka ülesande number 2, viimased 6 tehet, mida me koos ei teinud. Ehk siis teise tulba kolmandast tehtest alustame hetkel kontrollimist. 44 miinus 4 on võrdne 40-ga. 36 miinus 6 on võrdne 30-ga. 94 miinus 4 on võrdne 90-ga. 88 miinus 8 on võrdne 80-ga. 88 miinus 0 on võrdne 88-ga. 51 miinus 0 on võrdne 51-ga. Ehk kui vastus ei muutu, siis meil ei ole ju mitte midagi ära lahutatud, on siis viimase 2 tehte puhul. Lisaks oli sul siis ülesandena vaja ära lahendada tööraamatust leheküljelt 26 ülesanded 1 ja 2 kordamise osast. Loen ette ka need vastused. 30 pluss 10 pluss 6 on võrdne 46-ga. 40 pluss 50 pluss 7 on võrdne 97-ga. 20 pluss 60 pluss 8 on võrdne 88-ga. 50 pluss 30 pluss 5 on võrdne 88-ga. 80 miinus 10 pluss 5 on võrdne 75-ga. 50 miinus 20 pluss 3 on võrdne 33-ga. 90 miinus 40 pluss 7 on võrdne 57-ga. 70 miinus 60 pluss 4 on võrdne 14-ga. Ülesande number 2, õiged vastused loen ka ette. Arvus 56 on 5 kümnelist ja 6 ühelist. Arvus 79 on 7 kümnelist ja 9 ühelist. Arvus 60 on 6 kümnelist ja 0 ühelist. Arvus 45 on 4 kümnelist ja 5 ühelist. Arvus 33 on 3 kümnelist ja 3 ühelist. Arvus 25 on 2 kümnelist ja 5 ühelist. Arvus 91 on 9 kümnelist ja 1 üheline. Arvus 19 on 1 kümneline ja 9 ühelist. Ja saamegi minna edasi järgmise teema juurde. See teema on päris raske ja ma püüan sulle asja lahti seletada nii lihtsalt, kui mina seda hetkel teha suudan, ilma et ma sind näeksin, ainult kasutades oma ekraani ja oma häält, natukese abivahendina ka tööraamatut. Ja ainus, mida ma sulle antud teema puhul oskan soovitada, et kuidas enda elu lihtsamaks sa saad teha, on see, et kasuta esialgu minu kirja pandud abimaterjali ehk et võta see ette, kui sa hakkad iseseisvalt ülesandeid lahendama, sest et see on ainus koht, kust sa praegu saad niimoodi hästi kokkuvõtvalt näpuga järge ajada. Ja tasapisi tekib sul ka see arusaamine, kuidas seda teemat käsitleda. Seda teemat käsitletakse veel ka 4. klassis, nii et aasta-aastalt me muudkui püüame sellest teemast aina rohkem aru saada ja kui sa täna see tunni lõpuks kõike veel ei taipa, siis ära ole enda vastu karm. Teema on raske, nagu korra juba ütlesin. Teemaks on siis täht arvutähisena
Ehk et meil on sellised tehted mõnikord lahendamiseks ette antud, kus meil ei ole 3 arvu, vaid on ainult 2 arvu. Koolis me natukene oleme juba tahvli peal tasapisi seda teemat puudutanud ka mingitel hetkedel, aga mitte päris teema käsitlusena, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja panin siia sulle 3 sellist nagu valemite või nagu sellist tabelit kirja, kust sa saad abi vaadata ja ma kohe seletan sulle lahti ka, et see sinu jaoks siis arusaadavamaks muutuks. Mida see tähendab, et täht on arvutähis, tähendab seda, et kui meil on, kõigepealt me räägime liitmistehtest. Kui meil on liitmistehtes liikmete nimetused liidetav, liidetav, summa, siis tähtarvu tähisena tehtes on meil olemas üks liidetav, vahet pole kumb. Ka esimene liidetav võib olla puudu ja teine hoopiski olemas olla. Sellest ei muutu midagi, sellepärast, et liitmise seaduspärasus on, et sa võid liidetavaid omavahel ringi tõsta, sellest summa ehk vastus ei muutu. Et praegusel juhul panin siis sedapidi, et sul on olemas esimene liidetav, teine liidetav on puudu, selle asemel on kirjutatud täht. Tähte kirjutatakse alati väikese kirjatähena ja tööraamatus on sul siis erinevaid tähti kasutatud, nii L-i kui T-d, aga kõige sagedamini kasutatakse ikkagi tähestiku esimesi tähti A, B, C, D. Lõpuks ei ole vahet, mis tähte sa kasutad, peaasi, et sa sellele tähele ka arvulise väärtuse leiad. Nii et esimene liidetav on arvuna, teine liidetav on asendatud tähega, me ei tea, mis see arv seal olema peab ja siis on ära märgitud, mis see vastus tulema peab, ehk et mis on see summa. Ja me oleme tegelikult seda juba niimoodi peidetud kujul ülesannetes lahendanud ka. Kõrvale olen siis lahti kirjutanud, siin ma olen kasutanud ka värvikombinatsioone, et sa saaksid aru, kus mis on. Nüüd arv 10 on siis see liidetav, selle kohta olen ka kõrvale lahti kirjutanud, et sõnana ma ütlen, et see on olemasolev liidetav. Tähe arvu asemel olen tähistanud punase A-ga ja kõrval on lahti selgitanud ka, et see on täht. Hetkel ongi ta ju täht A. Arv 14 olen teinud rohelisega selles tehtes ja kõrval selgitusena lahti kirjutanud ka, et tegemist on summaga. Ehk et me ütleme arv 14, aga me teame, et liitmistehtes tähendab see summat, kuna ta on võrdusmärgi järel olev arv. Nii et 10 pluss A on võrdne 14-ga, tähendab sõnadena öelduna, et olemasolev liidetav pluss täht on võrdne summaga. Nüüd, kuidas ma selle tähe väärtust siis leidma hakkan, näen ma järgmisel real. Järgmisel real ma siis kirjutangi välja, et ma hakkan sellele tähele A otsima väärtust. Kirjutangi, et A on võrdne ja millega see täht siis võrdne on. Selle tähe me leiame selliselt, et me summast ehk sellest arvust 14 lahutame ära selle olemasoleva liidetava ehk arvu 10. Seda me oleme teiega tegelikkuses ka viimastel tundidel natukese teinud tööraamatus, näiteks ülesandes leheküljel 24, ülesandes 1 ma natukese käsitlesin seda teemat. Samamoodi käsitlesin ma seda teemat näiteks leheküljel 20, ülesandes number 3, kus me ei tea ühe arvu väärtust. Tavaliselt me ei tea summa väärtust ehk et mis see vastus tuleb, seda me hakkame arvutama. Ja ega praegune see tähe väärtuse arvutamine ei erine selles mõttes, et me tahame mingisuguse puuduoleva tehteliikme arvulist ehk numbrilist väärtust teada saada. Lihtsalt nüüd see A ehk see täht on pandud ühe liidetava asemele. Kui meil on üks liidetavatest puudu, siis me leiame ta selliselt, et me summast lahutame ära olemasoleva liidetava. Kehtib reegel, et puuduoleva arvu leidmiseks me suuremast arvust lahutame väiksema arvu, mis meil on ette antud. Me 10-st 14 ei saaks lahutada, sest et väiksemast suuremat arvu ei lahutata. Ja kõrval olen siis lahti ka selgitanud selle nii-öelda valemi või selle arvutuskäigu sõnadena ja olengi kirjutanud, et täht on võrdne ehk et tähe me leiame, kui me summast lahutame olemasoleva liidetava. Jälle värvide abil saad siin ka vaadata, mis ma olen kirja pannud. Ja nüüd eraldi reale olen ka välja kirjutanud siis, et selle tähe A väärtus 14 miinus 10 on 4 ja kõrval siis
see sõnadena ka selgitus lahti, et tähe väärtus ongi see puuduv liidetav, mida me alguses ei teadnud. Me ei teadnud selle tähe ehk selle puuduva liidetava suurust. Ja selliste ülesannete puhul on hea kas või suuliselt teha läbi enesekontroll, et kas ma arvutasin ikka õigesti välja selle tähe väärtuse. Lähen tagasi siia tehte algusesse ja kontrollingi. 10 oli mul olemasolev liidetav, ma leidsin, et selle tähe A väärtus on 4 ja teengi tehte 10 + 4. Kas saan vastuseks 14? Kui sain, olen tähe väärtuse õigesti arvutanud, kui ei, siis on midagi valesti läinud ja pean uuesti proovima. Enne kui ma lähen siin järgmiste valemite juurde, siis jätan selle valemi sulle siia ette, ära neid alumisi kaste praegu isegi mitte vaata, aga teeme kohe tööraamatust selle kohta ka ülesanded ära. Nii et palun ava oma tööraamatust lehekülg 28. Mina sulle siit ei hakka mitte midagi muud selgitama kui see, et me läheme kohe ülesande 1 juurde, sest muidu sa võid uuesti segadusse sattuda. Hakkame kohe otsast arvutama ja täna arvutame siis ridade kaupa ehk et me liigume tehetega vasakult paremale, 3 tehet, mis üksteise kõrval asuvad. Seejärel liigume teisele reale, kus samuti 3 tehet üksteise kõrval asuvad ja alumised 6 tehet jäävad sellest ülesandest sul endal iseseisvalt lahendada, et sa saaksid harjutada, sest ainult minu kuulamise ja vaatamisega, kui sa ise läbi ei lahenda, nii et sa ise oma aju sunnid tööle, siis ega see oskus ei kinnistu ka, et sa pead ikkagi harjutama. Ja alustamegi. Esimene on sul ette ära tehtud, sul on 30, mis on siis olemasolev liidetav. Sellele on juurde liidetud täht A, mille väärtust me ei tea, aga tahame teada. Ja me teame, et kui me 30 A juurde liidame, siis me saame vastuseks 37. Nüüd selle A väärtuse see A väärtus on siia välja arvutatud 7. Mina võtan endale lisalehe ette ja mina ikkagi soovitan, kuigi siin selleks ruumi pole, kas siia vahele kirjutada või siis eraldi paberi või ülesannete vihiku sees need asjad läbi arvutada ka, siis sa tead, kuidas seda teha. Kuidas ma siis leian selle arvu A väärtuseks siia 7 on see, et ma võtan, mul on 2 arvu olemas, 30 ja 37. Võtan nendest suurema arvu, milleks on 37 ja lahutan temast ära väiksema arvu, mida ma tehtes näen, selleks on 30. Ja arvutan ära, selle tehte vastuseks on tõepoolest 7. Ja nüüd ongi see täht arvu väärtusena mul leitud. Pikemalt siia tegelikult sa ei peaks ise midagi juurde kirjutama, sellepärast et see A on võrdne, see osa on sul juba välja kirjutatud. Siia ette, sa võid kirjutada selle, et A on, tahab mul suurt A-d teha kogu aeg. Ei saa, siis ma ei kirjuta seda A-d. Nii, läheme siis järgmise tehte juurde ja ainult proovimegi kogu aeg, ega me muidu paremaks, osavamaks ei muutu. Järgmise tehtena on sul, ma kirjutan hoopiski eraldi välja, 40 pluss A ja selle vastus on 42. Nii, see A praegu olla siin suur täht, ei hakka selle peale aega raiskamagi. Nii, selline tehe siis. Nüüd 40 on liidetav, mis ma tean, selle väärtust, see on mul olemas. A on liidetav, mille väärtust ma ei tea, ehk puudu olev liidetav täht. Ja 42 on siis summa ehk vastus. Kuidas ma siis nüüd hakkan selle A väärtust välja arvutama? On selliselt, et ma siit tehtest, mida ma näen, suuremast arvust lahutan ära väiksema arvu ehk 42 lahutan ära 40 ja saan teada, et A väärtus on. Ja nüüd tegelikult peaksin ma kontrollima ka ja lisama selle leitud arvu väärtuse sinna algsesse tehtesse. Algne tehe oli 40 pluss, nüüd ma sain teada, et A väärtus on 2 ja liidan kokku 40 pluss 2, vaatan, kontrollin, kas sain 42. Sain küll, nii et olen õigesti arvutanud. Nii, võtan siis kolmanda tehte, selleks on 60 pluss A ja vastuseks on 61. A väärtuse leidmiseks jälle pean mul on olemas liidetav, mul on olemas täht ja mul on olemas summa. Summast ehk suuremast arvust pean ära lahutama
olemasoleva liidetava ehk teise arvu, mis mul olemas on, ja selleks on 60. Arvu A väärtus on 61 miinus 60 on ju 1. Ja nüüd saan kontrollida ka, lisan selle arvu A väärtuse siia algsesse tehtesse. Algne tehe oli 60 pluss, nüüd ma sain teada, et arvu A väärtus on 1 ja vastus on 61, kontrollin, oli küll 61 ja me oleme õigesti arvutanud. Nii, võtame järgmise kolmanda tehte. See on siis juba 4. tehe tegelikult, jah. Nüüd on siia kirjutatud, et A pluss 3 on võrdne 53-ga. Nüüd ma pean selle A väärtuse jälle ise välja arvutama ja kehtib täpselt sama reegel, et ma ei tea ühte liidetavat, aga ma tean teist liidetavat ja ma tean summat, ehk et summast lahutan ära selle liidetava, mille väärtust ma tean. Lihtsamalt öeldes suuremast arvust lahutan väiksema. Saan teada, et A väärtus on 50. Ja kindlasti kontrollin ka ennast, lisades selle saadud tulemuse A väärtuse siia esialgsesse tehtesse. Esialgses tehtes mul oli A, nüüd ma sain teada, et selle väärtus on 50. Sellele oli juurde liidetud 3 ja arvutan ka, kas 50 pluss 3 on 53. On küll, järelikult olen arvutanud õigesti. Nii, läheme edasi järgmise tehte juurde, selleks on A pluss 6 on võrdne 96-ga. Jällegi täpselt samamoodi nagu eelmise tehte puhul. Eelmise tehte puhul võtan siis selle arvu A ja hakkan talle väärtust, õigemini tähe A ja hakkan talle väärtust leidma. Selleks saan ma siis summast ära lahutada olemasoleva liidetava ehk suuremast arvust, lahutan ära väiksema arvu. 96-st 6 ära lahutades jääb vastuseks 90 ja kontrollin ka ennast, lisades selle saadud tulemuse esialgsesse tehtesse. Esialgne tehe oli A, nüüd ma tean, et selle väärtus on 90. Liidan talle juurde 6, mis oli esialgses tehtes ja kontrollin, arvutangi 90 pluss 6 on 96. Nii, ma proovin korraks panna teda. Nii, saan siis siit edasi minna. Teeme kaks tehet veel, siis oleme täpselt pooled ära teinud, sellepärast et esimene tehe sellest ülesandest oli ju tehtud. Järgmine tehe, mida me koos teeme, on siis A pluss 9 ja selle vastuseks on antud sul 89. Nüüd ma sellele A-le hakkan taas kord väärtust leidma selliselt, et summast lahutan ära olemasoleva liidetava ehk suuremast arvust lahutan ära väiksema arvu, mida ma tehtes näen. Ja arvutangi. 89 miinus 9 on võrdne 80-ga. Ja kontrollin ka ennast, lisades selle saadud tulemuse esialgsesse tehtesse. Leidsin, et A väärtus on 80, panen selle A asemele algsesse tehtesse, liidan talle juurde 9 ja arvutan. 80 pluss 9 on 89, järelikult olen õigesti arvutanud. Nii, ja viimane tehe, mille me siis koos teeme, on, näed, siin on juba hoopis muud tähte kasutatud. Mul jäid siin vahepeal, ma pärast muudan need tähed väikseks ka. B pluss 50 on võrdne 70-ga. Vahet ei ole, mis see täht siin on, siin võib ka olla Y, see ei oma üldse tähtsust, väärtust arvutame talle ikka ühtemoodi ja selleks peame siis summast ehk 70-st lahutama ära selle liidetava, mille väärtust me teame ja see on antud juhul 50. Nüüd arvutame välja selle tehte vastuse, 70 miinus 50, 7 miinus 5 on 2, 0 miinus 0 on 0, nii et B väärtuse saime praegu 20 ja kontrollime ka ennast esialgse tehte abil. B asemele paneme saadud vastuse, selleks oli 20, liidame talle juurde 50, 20 pluss 50 on 70, oleme õigesti arvutanud. Teen need tähed siin siis väiksemaks ka ja jällegi vajadusel pane siis video pausi, vaata uuesti neid tehteid ja neid mõttekäike, kuula hoolega
ja püüa kaasa mõelda ja siis lahenda ära ülejäänud tehted ülesandest number 1. Sul jäi nüüd lahendada veel 1, 2, 3, 4, 5 tehet. Praegu aga ükskõik, kas sa paned video pausi ja lahendad need kohe ära, mis on ka variant, või siis lähed sa teise ülesande juurde minuga koos kohe ja pärast lahendad kõik iseseisvad ülesanded. See on sinu valik. Mina igatahes praegu lähen leheküljele 29 ülesande number 2 juurde. Siin on sul vaja arvutada ja kirjutada tabelisse puuduvad arvud. Põhimõte jääb ikka täpselt samaks. Sul on antud tähele A erinevad väärtused ülevalt alla. Esimene väärtus on tähel A 40, teine väärtus on 9 ja kolmas väärtus on 30. Ja kõrvaltulbas on sul siis näidatud A pluss 20 ehk et tegelikult A on üks liidetav ja talle on juurde liidetud teine liidetav, mis on sul antud, see on väärtusega 20. Ja nüüd pead sina hakkama välja arvutamagi vastuseid nii, et sa sellele tähele A annad need väärtused, mis on sul siin ülevalt alla tulbas näidatud. Ma proovin selle kiiresti ära ka vormistada. A pluss 20. Teen siis need ka teist värvi taustaga, nii nagu sul siin ülesandeski on antud. A-le on siis antud väärtused 40, 9 ja 30. Liigutan seda natukese sinna poole. Ja sina pead siis nüüd hakkama siia välja arvutama selle A pluss 20 ehk liitmistehte vastused pead sa siis siia lahtritesse kirjutama. Ja saadki sa seda teha siis selliselt, et sa võtad siit arvu A väärtuse, selleks on 40, paned siia tehtesse asemele ehk 40 pluss 20 ja siia kirjutad vastuseks 60. Nii on sul tehtud. Kui sa tahad, siis mina soovitan sul kirjutada see tehe ka välja, et siis on sul kohe lihtsam ka kontrollida, kas sa arvutad õigesti. Tulbas ülevalt alla liikudes esimene tühi lahter, mille sa ise täitma pead, on siis selline, kus A väärtuseks sa näed, et on 9 ja 9-le pead juurde liitma 20. Miks ma nii tegin, oli sellepärast, et ma näen, et A väärtus selles reas, A tuleb ülevalt alla, saab 9-ga kokku, ehk selles reas on A väärtus 9. Tehe on siin üleval antud, et kui ma tean A väärtust, siis ma liidan talle 20 juurde. Selles reas ma tean A väärtust, see on 9, järelikult ma liidan 9-le 20 juurde ja saan sellesse lahtrisse vastuseks 29. Kui see ülesanne on sinu jaoks juba lihtne ja arusaadav, siis sa ei pea tehet välja kirjutama, on ka lihtsam, tähendab, kellel ei ole see nii lihtne, siis see võiks tehte ka välja kirjutada, on lihtsam ka arvutada ja pärast vaadata, kust sa need lahenduskäigud leidsid. Kolmandas reas me näeme, et A väärtuseks on antud 30 ja kui tehtes on öeldud, et A väärtusele liidan juurde 20, siis A väärtus 30, liidan talle juurde 20 ja saan tulemuseks 50. Nii, kui vaja, pane pausi, vaata üle. Ma kirjutasin need tehted ka välja just selle mõttega, et sa saaksid aru, mida siin siis mõeldud on. Nüüd läheme edasi teise tulba juurde, teeme selle ülesande siis niimoodi koos ära, et sul jääb üks tulp endal lahendada. Ja siin on nüüd täheks pandud B. Jälle nagu ütlesin, täht ei oma tähtsust, mis ta on, aga kõrval on öeldud, et selle B väärtust, kui sa tead, siis võta see arv, et kui palju see B on ja liida talle juurde 5. B väärtused on antud siis selliselt, et esimene on 90, teine on 7 ja kolmas on 40. Nüüd lähen siia esimese 90 lahtri kõrvale ja asendangi selle B 90-ga ehk teen tehte 90 pluss 5, arvutan talle vastuse ka välja. Vastus on 95. Nii, lähen järgmise rea peale. Nüüd ma tean, et B väärtus on 7, kirjutangi B asemel 7, liidan talle juurde 5, sest niimoodi näitas see tehe ju siin alguses meil. Ja arvutan 7 pluss 5 tehtele vastuse, selleks on 12. Ja võtan kolmanda rea samamoodi, asendan tähe B arvuga 40, liidan talle juurde 5, sest selline oli tehe ja saan vastuseks 45. Ole hea, tee see kolmas tulp ise
iseseisvalt, kas pane kohe pausi, vaata üle veel, mis ma rääkisin, kui sa ei suutnud minu mõtet kaasa jälgida. Ma räägin kiiresti, sellepärast et tänane tund on üpris sihuke keeruline, ülesandeid on veel päris palju. Vajadusel saad kogu aeg pausitada, uuesti vaadata, minu selgitusi kuulata. Nii, ja ühesõnaga, kui tahad, lahenda kohe ära, see 3. tulp on värskelt tehtud, värskelt meeles. Kui tahad, lahenda pärast kõik ülesanded, mis meil pooleli jäid. Mina lähen praegu edasi ülesandega number 3, mis on tekstiülesanne ja 4. ülesande lahendad sa ise. Aga ülesandes number 3 on öeldud, et kergejõustikutrennis osaleb kokku 15 last. Mina soovitan jälle 15 ära värvida, võid ka selle last ära värvida. Poisse on kergejõustikutrennis 8. Soovitan ära värvida poisse 8, sest need on andmed, see on info, mida sa tead. Et lapsi kokku on 15, poisse on 8. Küsimus on, mitu tüdrukut osaleb selles trennis. Ja kuidas siis arvutada seda? Nüüd see sõna tüdrukut on asendatud tähega ehk T-täht, võetud sellest sõnast algustäht, T. Ja siin on siis toodud välja, et tüdrukud pluss poiste arv on 8. Lapsi kokku saadakse 15. See on see, mida siis selle tehtega sulle öelda on tahetud, mis siin tööraamatus ka välja on kirjutatud, ehk et tüdrukute arv pluss poiste arv, mida sa tekstist lugesid, et oli 8 ja saadakse kokku, et lapsi on 15. Tekstis oli nii öeldud. Ja nüüd sina pead selle tüdrukute arvu siis välja arvutama ja kui me rääkisime liitmistehtest, siis käis see selliselt, et summast pidid sa ära lahutama olemasoleva liidetava ehk 15 suuremast arvust lahutad ära olemasoleva liidetava ehk 8, mis on väiksem arv ja saad teada, et tüdrukuid on kergejõustikutrennis 7. Ja ongi see ülesanne lahendatud kohe peale seda, kui sa kirjutad sellele ülesandele ka vastuse. Ja vastuseks on, loen uuesti küsimuse, mitu tüdrukut osaleb selles trennis? Selles trennis, pean siin natukese korrigeerima. Nii, selles trennis osaleb 7 tüdrukut. Lause lõpupunkt ka ja see tekstiülesanne lahendatud. 4. ülesanne on täpselt samasugune ülesanne, nii et vaata hoolega, kuula veel korraks üle vajadusel, kuidas ma seda lahendasin ja saadki teha järgmise ülesande ka iseseisvalt. Mina aga lähen siit edasi selle sama teemaga, aga nüüd tehteliik muutub. Sina, ma soovitan, pane pausi, tee vahepeal ülesanded ära, mine liigu ringi natukese, mõtle, seedi seda teemat ja siis alles vaata seda minu tehtud videot edasi, muidu sul on kõik pärast üks puder ja kapp, saad aru, mitte midagi ei saa. Nii, kui sa nüüd oled natukene puhanud ja tagasi tulnud, siis me võtame ette selle teema teise osa, see teema koosneb siis 3 osast. Ja teises osas on siis lahutamistehe. Et liitmistehtega me saame ainult ühte reeglit rääkida, sellepärast et liitmistehte puhul, kui me liidetavad ringi tõstame, siis vastus sellest ei muutu. Nüüd aga lähen siis lahutamistehte juurde ja lahutamistehte liikmete nimetused olid, näitan sulle varasemast korrast, vähendatav ehk see arv, millest me hakkame lahutama, vähendaja ehk see arv, mida me lahutame ja vahe ehk vastus. Need olid lahutamistehte liikmete nimetused. Nüüd sa saadki aru, miks need on vaja endale selgeks õppida, et me kogu aeg laome neid teadmisi aina suuremaks endal peas. Nii, nüüd on mul lahutamistehte näide siia ette toodud. Vähendatav on 12, näed, kõrval toon välja ka sõnana, et see on vähendatav. Sellest vähendatavast ehk kõige suuremast arvust tehtes on mul ära lahutatud täht. Ja sellele tähele pean ma taaskord siis väärtuse leidma. Kõrval olen välja ka toonud, et vähendatavast pean ära lahutama tähe. Ja kui ma seda teen, siis ma saan mingisuguse kindla vastuse ehk vahe lahutamistehte puhul on selle nimetuseks ja antud numbrilise väärtused tehtes on siis 12 miinus
mingi täht, mille väärtust me veel ei tea ja vastuseks ehk vaheks on 7. Kuidas me sellele tähele nüüd siis väärtuse leiame? Täpselt samamoodi tegelikult, nagu me tegime seda siin liitmistehte puhul, et me suuremast arvust lahutame ära väiksema arvu, mis meil tehtes ette kirjutatud on. Nii et siin on töö põhimõte tegelikult sama. Kolmandas osas selles tunnis põhimõte muutub ja tekib hoopiski jälle pöördtehe, aga sinna jõuame. Nii et täpselt samamoodi nagu liitmistehtes, selle tähe leidmiseks me olemasolevast suuremast arvust lahutame olemasoleva väiksema arvu ehk 12 peame ära lahutama 7 antud tehtes. Nii et vähendatavast peame vahe ära lahutama ja saame sellele tähele mingisuguse väärtuse, mida me nimetame vähendajaks, sellepärast et taaskord lahutamistehtes see arv, mida me ära lahutame, kannab nimetust vähendaja. Nii, ja saime siis sellele tähele A väärtuseks 5 ja nüüd pean ikka ennast kontrollima ka, ehk et ma selle vastuse kannan siia tähe asemele ja teengi tehte 12 miinus 5 ja arvutan, kas on 7, näed, ma olen selle siin välja ka ilusasti kirjutanud. Nii et kontroll on alati ka hästi-hästi tähtis. Ja ikka meeldetuletuseks sulle, et nii selle liidetava leidmise puhul kui ka vähendatava leidmise puhul me saame lahutada ainult suuremast arvust väiksemat. Et tegelikult töövõte ei muutu siin, me ikka lahutame suuremast arvust väiksemat, mis meil olemas on. Mina lihtsalt hästi palju kasutan ka mõisteid, liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe, sest need peavad sul tasapisi hakkama meelde jääma ja jäävad meelde ainult siis, kui sa neid kasutad ja praegusel juhul sa kasutad neid kuulamise teel. Nüüd võtan jälle ette selle lisadokumendi ja hakkame siin siis koos ülesandeid lahendama, mis sul tööraamatusse kirja pandud on. Võta palun tööraamatust ette lehekülg 30 nüüd ja täpselt sama põhimõte, mis oli ka eelmise teema juures, et ülesandest 1 me lahendame ära esimese poole tehetest, ülesandest 2 lahendame ära esimesed 2 tulpa, lahendame ära ka ülesande number 3 ehk esimese tekstülesande ja teine tekstülesanne jääb sul iseseisvaks lahendamiseks. Sa võid kogu aeg seda videot pausitada, tagasi kerida, uuesti vaadata, kaasa mõelda minu selgitustele, ise paberi peal katsetada, pane teised arvud asemele ja nii edasi. Peaasi, et see teema sinu jaoks arusaadavamaks ühel hetkel muutuma hakkab. Nii, aga läheme siis ülesande number 1 juurde. Esimene on sul siin ette tehtud, vastus välja arvutatud ja mina selgitan ta ikkagi sulle lahti, sellepärast et muidu jääb ta lihtsalt üheks tehteks, millele sa mitte kunagi sisu ei suuda anda. Tehe on 15 miinus täht A ja selle tehte vastuseks on 10. Nii, nüüd kuidas ma siis sellele tähele A väärtuse leian, on selliselt, et suuremast arvust lahutan väiksema arvu ehk tehte liikmete nimetustega öeldes vähendatavast lahutan ära vahe 15 miinus 10 ja saan tähele A väärtuseks 5. Kontrollin ka ennast, tõstes selle saadud vastuse algsesse tehtesse. 15 miinus sain vastuseks 5. Arvutan üle ka, lihtsalt ei kirjuta vastust siit esimese tehte järgi ära, vaid päriselt kontrollin ka, kas 15 miinus 5 on 10. Kui on, siis ma arvutasin õigesti ja võin minna järgmise tehte juurde. Selleks on 18 miinus täht A ja selle vastuseks on taaskord 10. Nüüd ikka edasi minnes leian sellele tähele A siis väärtuse selliselt, et suuremast arvust vähendatavast lahutan ära väiksema arvu ehk vahe 18 miinus 10 on sellisel juhul tehteks. Nüüd arvutan sellele tehtele vastuse. 18 miinus 10 on 8 ja teen ka kontrolli, kas ma ikka tegin õigesti. Selleks kannan selle tähe A väärtuse, mis ma sain siia tehtesse, mis mul algselt oli antud. 18 lahutan ära 8 ja arvutan päriselt ka üle, kas on 10. Jah, on küll. Nii. Nüüd lähen siis edasi järgmiste tehetega.
selles ülesandes. Jah, nii. Ja järgmiseks tehteks on 16 miinus A ja vastuseks on 6. Jälle kordan, 16 on vähendatav, A on see vähendaja, mille väärtust me otsime ja 6 on vahe ehk vastus. A väärtuse leidmiseks A väärtuse leidmiseks pean vähendatavast ära lahutama vahe ehk suuremast olemasolevast arvust lahutama ära väiksema olemasoleva arvu. Muid arve sul lihtsalt ei ole kasutada ja siia niimoodi ise midagi mõtlema, pakkuma hakata väiksemate arvudega võid, aga kui on juba suuremad arvud, siis läheb keeruliseks, nii et seda süsteemi, kuidas arvutada, pead sa ikkagi oskama. Jõudsid juba kindlasti ka vastuse välja arvutada, selleks on 10 ja kontrollin ka esialgse tehte järgi, kas 16 miinus 10 on ja on küll 6. Nii, võtan järgmise tehte, selleks on siis 80 miinus A ja vastuseks ehk vaheks on 60. A väärtuse leidmiseks pean siis vähendatavast ehk 80-st ära lahutama vahe ehk 60. A väärtuseks saan 20, väga hea ja kontrollin üle ka ikkagi ennast. Algses tehtes oli 80-st vaja ära lahutada A. A saime teada on 20 ja kontrollin 8 miinus 2 on 6, 0 miinus 0 on 0. Nii et näed, kõik varasematel tundidel õpitud teadmised on sulle praegu siin juba väga suureks abiks ja kasuks. Läheme edasi järgmise tehtega. Ja selleks on siis 50 miinus A ja vaheks ehk vastuseks on 30. A väärtuse leidmiseks pean siis suuremast arvust ehk vähendatavast ära lahutama väiksema arvu ehk antud juhul on selleks väiksemaks arvuks vahe nimetuse poolest. A väärtuseks saan 20 ja kontrollin ka algse tehte järgi. 50 pidin A ära lahutama, A sain 20 ja kontrollin, vastus on 30. Nii, pean vahepeal neid tähti siin väikseks tegema, programm kogu aeg muudab tagasi. 90 miinus A on võrdne 20-ga, on siis järgmiseks tehteks. Arvutan A-le väärtuse nii, et vähendatavast ehk 90-st lahutan ära vahe ehk 20 suuremast väiksema arvu. A vastuseks saan 70 ja kontrollin ka ennast, kas 90-st 70 lahutades jääb vastuseks 20. 9 miinus 7 on 2, 0 miinus 0 on 0 ja niimoodi see vastus tekkiski. Ühe teeme veel koos ja siis jääb sul jälle 5 tehet iseseisvaks lahendamiseks. Nii, 15 miinus B, nüüd vahetasime tähte, on võrdne 7-ga. Täht ei oma tähtsust selles mõttes, et ei ole vahet, kas ta on A või B, arvutame talle väärtuse ikkagi ühtemoodi. Nii. Ja selleks peame jälle vähendatavast ehk suuremast arvust lahutama ära vahe ehk väiksema arvu. Ja saame vastuseks 8 ning kontrollime ennast. 15-st lahutame 8 ära. Kas saame 7? Jah, saime küll 7, nii et tegime kõik õigesti. Ja nüüd need 5 järgmist tehet proovi siis samadel põhimõtetel ise ära lahendada. Sa veel kord ütlen, ei pea seda kõike tegema kirjalikult nagu mina, sa võid seda teha suuliselt, aga ainult juhul, kui sa sellest aru ka said. Muidu on ikka väljakirjutamine sulle suureks abiks. Mina lähen aga edasi kohe ülesande number 2 juurde, kus on tarvis arvutada nii nagu ka eelmise teema juures, et sul on antud siis tähele A, mingisugune väärtus ja siis on öeldud, et lahutamistehe on selline 80 miinus see A täht ja sina pead vastuse välja arvutama. Panen selle A tähe siin ka väikeseks. Nii. Ja A tähe väärtused on siis 40, 50 ja 20. Sina pead siis hakkama siia kõrvale lahtrisse arvutama.
80 on tehte algus, sellest tuleb ära lahutada A väärtus, esimeses reas on A väärtuseks 40, selle tehte vastuseks jääb 40, vastus on sul juba ette kirjutatud. Minule meeldib tehe ka välja kirjutada, et sul oleks lihtsam aru saada. Tehe algab ikka samamoodi, et 80 tuleb ära lahutada, nüüd on A väärtuseks siit ülevalt alla tulbas, näed, 50. 80 miinus 50 on 30. Ja kolmandas reas on siis jällegi 80 vaja ära lahutada, aga seekord hoopiski 20, sest see on A väärtuseks ja 80 miinus 20 on 60. Teeme teise tulba ka, siin on nüüd täht B ja sellele on antud väärtused, aga enne veel on tehteks kirja pandud 15 miinus B. Tähe B väärtused on ilusad väikesed arvud siin 5, 6 ja 8, hea lihtne arvutada. Nii, ja arvutangi esimeses reas siis vastuse. Vähendatav on 15, nagu siit juures olevalt pildilt ma näen tööraamatust. Sellest on vaja ära lahutada B väärtus, mis esimeses reas on 5 ja vastuseks jääb ilus täiskümneline ehk 10. Teises reas ikka 15 pean lahutama, aga nüüd 6. Ja vastuseks jääb, nüüd 10 pean ühe veel ära võtma, 9. Kolmandas reas ikka 15 lahutan, seekord 8, sest nüüd on 8 B väärtuseks ja vastuseks jääb 7. Selles ülesandes on siis need A ja B väärtused tegelikult arvude asemel nimetustega vähendajad, sest vaata, et kui me tehtele peale vaatame, siis on vähendatav, vähendaja ja vahe ehk vastus, mille sina pidid üles märkima. Kolmas tulp tee palun eelmiste näidete abil iseseisvalt. Mina lähen juba tekstiülesande juurde, kannab see siis järjekorranumbrit 3. 25 last olid staadionil võimlemistunnis. 25 on sul kirjutatud sõnadega, aga ole hea, et tähista see ikkagi endal värviga ära, see 25 last, sest need on andmed. See on juba info, mida sa siit teada saad. Õpetaja saatis mõned lapsed koolimajja pallide järele. Ta ei ütle, kui palju, ta ütleb mõned. Staadionile jäi 20 last. 20 last värvi ka ära andmetena, sest seda sa ka teadsid info mõttes. Et alguses oli 25 last, osad läksid ära, siis jäi alles 20. Ja mitu last saadeti siis palle tooma on tekstiülesande küsimuseks, palun tähista endal teise värviga. Ja nüüd on sul siin kasutatud jälle seda L-tähte, sest et tegemist on sõnast lapsed võetud algustähega. Ma tähistan ka seda praegu tähega L, aga tegelikkuses ei ole mitte mingit vahet, siin võiks vabalt ka olla A või O, midagi see ei muudaks. Aga ma panen siia praegu mingi suure L-i, sellepärast et muidu sa ei saa aru, L näeb kriipsu moodi välja siin. Selle ülesande mõte on siis see, et meil on lahutamise tehe, milles 25 last, kes alguses staadionil olid, on lahutamistehtes vähendatav. Need lapsed, kelle õpetaja ära saatis, on lahutamistehtes vähendaja ehk need, kes ära läksid, vähendasid seda staadionil olevate laste arvu. Ja 20 ehk vahe on siis see õpilaste hulk, kes staadionile jäi. Ja selle L-tähe väärtuse arvutamiseks on sul vaja teha siis täpselt samasugune lahutamise tehe, nagu ka eelmiste ülesannete puhul ja nagu ka liitmistehte puhul, et suuremast arvust lahutad väiksema ehk lahutamistehte liikmete nimetustena vähendatavast lahutad ära vahe. Ja saad L-tähele väärtuse ja selleks on 5. Tekstiülesanne on lõppenud siis, kui sa oled talle ära kirjutanud ka vastuse. Selleks tuletan meelde küsimuse, mitu last saadeti palle tooma. Ja saangi kirjutada, et 5 last saadeti palle tooma. Vajadusel jälle paus, võta endale vastuse kirjutamiseks aega ja siis saad minna edasi koos minuga järgmise ehk kolmanda osa juurde sellest teemast. Nii. Lähengi siis mina kolmanda osa juurde sellest teemast ja selleks kolmandaks osaks on ikka veel tähtarvu tähisena, aga nüüd me räägime lahutamistehtest, kus on puuduse kõige esimene
see kõige suurem arv. Jah, teen natukese ekraani suuremaks, et mitte vajalik sulle kohe kätte paistma ei jääks. Nii, puudu on see kõige esimene, kõige suurem arv ehk et vähendatav. Ja kui ma ütlen sulle juba nii, et puudu on see kõige suurem arv, siis ma usun, et sinu jaoks kõlab ka loogiliselt see, et me saame arvutamisel kasutada jälle neid arve, mis meil tehtes antud on. Ja kõige suurema arvu saame siis, kui me need väiksemad arvud kokku liidame. Nii et tegelikult, kui me esimese osa puhul selle teema juures oli meil liitmise tehe ja me hakkasime vastuse leidmiseks tähele väärtuse leidmiseks lahutama, siis nüüd me teeme pöördtehet ehk täpselt vastupidist asja, et meil on vaja kõige suurem arv leida, järelikult me hakkame liitma. Selle vähendatava asemel on praegu tähtaamul pandud siia. Siin on lahti kirjutatud ka, et tegemist on tähega. 6 on siis vähendaja lahutamistehte liikme nimetusena, jälle näitan sulle meeldetuletusena tehte liikmete nimetusi. Nii et 6 on siis antud olukorras see vähendaja ja meil on antud ka vaheväärtus, selleks on 2 ehk et vastus on 2. Näed, tähest on ära lahutatud vähendaja ja on saadud vahe ehk vastus. Selle tähe leidmiseks, nagu sa siit kõrvalt lahti kirjutatuna ka näed, nagu ma ütlesin, on vaja need 2 olemasolevat arvu liita, sest me ju otsime kõige suuremat arvu selles lahutamistehtes. Ehk et vähendaja ja vahe, näed, on tarvis kokku liita. Ja niimoodi me saame sellele tähele väärtuse. See on ju, näed, suurem nendest 2 arvust, mis sul olemas on. Ja me nimetamegi seda tähe väärtust siis vähendatavaks, ehk et me leiame selle kõige esimese suurema arvu siia. Ja nüüd me saame teha oma kontrolli ka, et kui ma sellele A-le tähele leidsin väärtuse 8, siis ma panen ta siia A asemele ja kontrollin, kas 8 miinus 6 on 2. Ja kui on, olen õigesti lahendanud. Ja läheme kohe siis ülesannete juurde. Las see osa jääb sulle praegu nii-öelda reeglina jälle ette. Saad selle juurde jälle tagasi tulla, vahepeal seda vaadata, kui vaja. Aga püüame siis ära lahendada ka ülesanded. Ja jällegi, soovitan sul korraks teha pausi, minna liikuda ringi, käia õues, ma ei tea, süüa jäätist, vaadata korraks mõni multikas, et pea natukene saaks puhata. Ja siis vaadata seda videot edasi, sellepärast et teema on raske ja selle omandamiseks läheb natukene rohkem aega tarvis. Nii, aga siis, kui sa oled nüüd natukene puhanud, uuesti üle vaadanud, mis ma siis täpselt selle reegli all silmas pidasin, läheme kohe tööraamatust leheküljelt 32 ülesande 1 juurde. Jälle täpselt samamoodi sellest ülesandest viimased 5 tehet jäävad sul endal lahendada. Samamoodi nagu eelnevate osade puhul ülesandest 2 jääb sul 3. tulp endal lahendada ja ülesanne number 3 tööraamatust jääb sul ka sellel korral endal lahendada. Nii. Hakkame siis ülesandega 1 otsast minema. Mina võtan jälle selle abilehe endale ette, et saan sinuga kogu aeg kaasa teha, on sul lihtsam. Saad vajadusel vahepeal pausi panna. Esimene on sulle jälle siin ette antud ilusasti, et A miinus 2 on võrdne 12-ga. Meil vähendatavat ei ole, aga me teame, et see vähendatav peab olema kõige suurem arv tehtes ja seetõttu, kui me hakkame talle väärtust leidma, siis me lihtsalt teised 2 olemasolevat arvu liidame omavahel kokku ja saamegi A-le väärtuse ja selleks on 14, see on sul siia ka välja kirjutatud juba ja mina ikka harjunud kontrollima ka. Panen selle A väärtuse ehk 14 tehtesse sinna asemele, mis alguses oli ja kontrollin, kas 14 miinus 2 on 12. No minul igatahes on, loodan, et sinul ka.
Võtame järgmise tehte, selleks on A-8 ja selle väärtus on 11. Kui sa tahad, pane video korraks näiteks pausi ja proovi täpselt samamoodi see ülesanne ise ära lahendada ja siis saad kohe video käima panna ja kontrollida, kas sa tegid nii, nagu ma siiani olen püüdnud sulle selgitada. Mina aga jätkan siit ja ütlen, et selle vähendatava ehk tähe A väärtuse leidmiseks pole mul vaja teha muud, kui olemasolevad arvud kokku liita, sest ma otsin ju tehtesse kõige suuremat arvu, sest me alati lahutame kõige suuremast arvust. Ja saan selle tähe A väärtuseks 19. Kontrollin ka ennast, kas 19 miinus 8 on 11 ja mina saan vastuseks, et on küll. Lähen edasi kolmanda tehtega, selleks on A-14 ja vaheks ehk vastuseks on 16. A-le ehk tähele väärtuse leidmiseks sellise tehte puhul liidan kokku need kaks arvu, mis mul olemas on. Võib-olla natukene tekkis praegu kiusatus, et tahaks siin hoopis suuremast väiksemat lahutada. Kui sa 16-st 14 ära lahutad, saaksid vastuseks 2. No proovi, kas sa 2-st saad üldse midagi lahutama hakata siin? Ei saa. Nii et kui sa korraks ka mõte kuskile kõrvale ujus, tooda jälle tagasi siia, sest me ikka teeme samamoodi, et me liidame kaks olemasolevat arvu kokku ja saame nende väärtuseks. Vaatame nüüd. 1 pluss 1 ehk et kui me kümnelised kokku liidame, saame justkui nagu 2, eks ole. Aga nüüd, kui ühelised kokku liidame 4 ja 6, siis selle vastuseks on ju 10, aga me ei saa siia kirjutada 10, muidu tuleb vastuseks 210. See ei ole õige. Siis ma peaksin mõttes siia vahele panema tegelikult 2 pluss 1 ehk et selle ühe kümnelise, mis mul lisaks nüüd täis sai, peaksin siia 2 kümnelisele juurde liitma ja selle siit eraldama, nii et tegelikkuses tuleb vastuseks 30. Ja vot siin on nüüd hea koht sulle öelda ka seda, et tegelikult kui hakatakse liitma arvu, siis alustatakse liitmist hoopiski ühelistest, sellepärast et ühelisi võib olla tehtes nii palju, et uus kümneline saab täis ja siis see uus kümneline liidetakse kohe sujuvalt juurde nendele, mis juba olemas on. On sul palju lihtsam seda tehet kirja panna. Selle juurde jõuame jälle edaspidi. Võimalusel räägin seda ka muu teema juures, aga praegu see ei ole tähtis, muidu läheb kõik hoopis segamini. Teen ära kontrolli, kas 30-st 14 lahutades jääb vastuseks 16. See nõuab nüüd võib-olla natukese rohkem sul arvutamist, aga jääb küll vastuseks 16, mina seda juba tean. Järgmine tehe on A-40 ja selle vastuseks on 30. Ikka arvutan A-le täpselt samamoodi väärtuse, et kaks olemasolevat arvu liidan omavahel kokku ja saan A väärtuseks 70 ja ikkagi kontrollin ka ennast. 70 miinus 40, 7 miinus 4, kümnelisi lahutan ja saan vastuseks 30. Nii, veel mõned 3 tehet siis koos teha. A-50 on võrdne 40-ga. A-le väärtuse leidmiseks liidan jälle vähendaja ja vahe omavahel kokku ehk 50 pluss 40 ja saan vähendatava suuruseks 5 pluss 4, 9, 0 pluss 0, 0 ehk 90. Ja kontrollin ka, kas 90-st 50 ära lahutades jääb vastuseks 40, jääb küll. Edasi minnes on siis A-60 järgmiseks tehteks ja selle vastuseks on 40. Arvutan A-le väärtuse jälle täpselt samamoodi nagu varasemalt, et liidan kokku olemasolevad arvud. Saada kõige suurem arv, sest muidu me ei saaks millestki lahutama hakata. A väärtuseks äkki nüüd on jälle tagantpoolt ettepoole hakata hea liitma. 0 pluss 0 saan üheliste arvuks kirjutada 0. 4 pluss 4 on nüüd 4 pluss 6 kümnelised on ju kokku 10 ja nüüd saangi siia kirjutada 1 ja 0 ja saabki vastuseks 100. Ja viimane on siis kontroll ehk et 100-st lahutan ära 60 ja saan vastuseks 40. Üks on veel jäänud, selleks on siis B miinus 9 on võrdne
7-ga. Nii. B leidmiseks jälle täht muutus, meie jaoks see tähtsust ei oma, sest süsteem jääb samaks. Liidan kokku olemasolevad arvud ja saan B väärtuseks 9 + 7, 16, kontrollin üle ka, 16 miinus 9 on 7. Nii, ülejäänud 5 tehed selles ülesandes. Soovin, et sa lahendaksid iseseisvalt, kas kohe video pausi pannes ja seda tehes või siis, kui sa oled selle video vaatamise kuulamise ka lõpule jõudnud. Mina lähen praegu edasi siit ülesande number 2 juurde. Ja selleks on siis jälle seesama tabeli kuju. Tehe on antud A-5, sest et vähendatav, mille väärtust me ei tea ja vähendaja väärtust me teame, ehk arvu on vähendatud siis 5 võrra. Ja teame ka A väärtust ja A väärtused on tulbas ülevalt alla antud. Ja pean need A väärtused siia välja ka kirjutama. Valed asjad tahtsin kirjutada. Nii, 15 on vastuseks A-5 tehtele, 11 on vastuseks ja 12 on vastuseks. Nii et siin ülevalt alla tulbas on siis antud selle tehte A-5 vastused. Et kui sul oleks lahutamise tehe, siis siia sina pead välja arvutama, mis on selle A väärtus. Aga tehe oleks ise siis näiteks, et see A väärtus -5 on võrdne ja nüüd siit saad vastused 15-ga, 11-ga ja 12-ga. No arvutame siis selle A väärtuse välja. A väärtust arvutame 2 olemasolevat arvu liites ehk et vähendaja ehk 5 pluss vahe ehk 15 saame vastuseks 20. No kõrval saan kontrollida ka, kas 20 miinus 5 on 15. On küll 20, see on siis tähistatud siin A-ga, -5 ja on 15, on küll. Teen järgmised täpselt samamoodi. Nüüd ma tean, et mul on vähendaja väärtus 5, vaheväärtus 11, liidan need omavahel kokku ja saan tulemuseks 16. Kontrollin ka, kas 16 miinus 5 on võrdne 11-ga. On küll. Ja viimane on siis jällegi mul vähendaja olemas ja vahe olemas. Liidan need omavahel kokku. 5 pluss 12 on võrdne 17-ga. Saan kontrollida ka 17 miinus 5 ja on võrdne 12-ga. Üks tulp veel sellest ülesandest meil koos teha ja siin on siis tehteks B-30. Meie peame selle B-le väärtuse otsima ja on antud siis vahed ehk tehete vastused. Nii, ja vastused on siis 20, 40 ja 6. Meie peame nendele B-dele nüüd väärtused leidma ja selleks peame ikkagi selle vähendaja ja vastuse ehk vahe kokku liitma. 20 pluss 30, ma ütlesin teistpidi, nii et kirjutan teistpidi, 30 pluss 20 on võrdne 50-ga. Siia seda B-det ei kirjutagi. Nii. Kõrval võin kontrollida, kas 50 miinus 30 on 20, kümnelised 5 miinus 3, jah, on küll. Nii. Nüüd jällegi see B-väärtuse leidmiseks, siis meil on olemas ikka see vähendaja ehk 30, sellele tuleb juurde liita vahe ehk see vastus on 40, 30 pluss 40, 3 pluss 4, 7, 0 pluss 0, 0, nii et 70 ja kontrollin ka, kas 70 miinus 30 on 40, tuleb välja, et on. Ja viimane siis ikka samamoodi vähendaja ehk 30, sellele liidan juurde vahe ehk selle vastuse, selleks on 6 ja saan vähendatavaks ehk selleks puuduolevaks täheväärtuseks 36 ja kontrollin 36-st, lahutan ära 30 ja ongi vastus 6.
Väga hea. Nüüd see 3. tulp, sellest ülesandest tuleb sul jälle iseseisvalt lahendada. Vajadusel soovi korral pane pausi, tee seda kohe. Ülesanne number 3 tekstiülesandena jääb sul ka endal lahendada, aga praegu lahendame koos ära ülesande number 4. Pärast ujumistrenni ostis Timmu pudeli vett, mis maksis 60 senti. 60 senti maksis see pudelitäis vett. Värvi see ära, siis saad sa pärast ilusti andmed üles leida teksti seest. Pärast ostu jäi talle veel 20 senti. Paneme siia ette kirja ka, et ta maksis 60 senti, jäi alles peale ostu talle 20 senti, nii et kõike ära ei andnudki. 60 andis ära, 20 jäi endale. Ja see 20 senti siis ka peaksid ära värvima. Küsimus on, mitu senti oli Timmul enne vee ostmist. Siin on nüüd ilusti sul valem ka välja toodud. See senti on siis tähistatud S-iga antud juhul ja me ei tea, kui palju tal enne raha oli, aga see summa pidi ju olema suurem kui 60 või 20, sellepärast et 60 ta andis ära ja siis tal jäi veel alles ka ju 20. Nii et siin ongi lahutamistehe, millest esimest kõige suuremat arvu ehk vähendatavat me ei tea, selle me tähistame tähega S ja lahutame sellest ära selle 60, mis ta ära maksis ja teame, et talle jäi siis alles 20. Niimoodi on saadud see lahutamistehe siia. Ja nüüd selle algse summa ehk vähendatava arvutamiseks on siis vaja kokku liita see summa, mis ta ära andis ehk 60 senti ja see, mis talle endale alles jäi ehk 20 senti. Ja saame teada, et tal oli alguses 80 senti. Ja saan kontrollida ka, et kui tal oli 80 senti, ta andis ära 60 senti, siis palju talle endale pärast kätte jäi? 8 miinus 6 on 2, 0 miinus 0 on 0 ja talle jäi endale kätte 20 senti. Tekstiülesanne on lahendatud siis, kui talle on kirja pandud ka vastus. Selleks loen veel küsimuse, mitu senti oli Timmul enne vee ostmist ja vastangi, et Timmul oli enne vee ostmist 80 senti ja lause lõpupunkt ka. Nüüd on see maratontund läbi tehtud ja ma tõesti soovitan, et sa kasutaksid neid samu tabeleid, mida ma sulle siia sellesse olulisse õppimise dokumenti olen kirja pannud. Vaataksid seda videot rahulikult jupi kaupa ja võtaksidki endale aega selle teemaga tegelemiseks. Enne ära järgmise tunni materjalide juurde mine, kui sa oled need asjad tehtud saanud, sest järgmises videos ma eeldan, et sa oled juba nende asjadega jõudnud tegeleda. Ma soovin sulle tõesti jõudu tööle, ole hästi rahulik, ole hästi kannatlik ja usu mind, sa saad nende asjadega hakkama, kui sa rahulikult keskendud ja kaasa mõtled.